No tere, on laupäev 5. oktoober, kell on 1 saanud ja me lähme autot pesema ja juustu ostma ja teha juustuvaagend sauna jaoks. Kenno! Ma ütlen, sa läksid juba minema. Oota, ma võtin. Tere, ma olen reality saade ja me alustame. Oi, tere! Lähme. Täna me lähme siis autot pesema. Soomes käivad hullud päevad. Me peame minema ka poodlema. Tähendab seda, et Laura on täitsa hull. Et hullud päevad käivad. Ei käevad. Mitte nii. Mä trepikorast olla. Ja värskesse Soome õhku. Tegelikult me käisime juba paaris poes ära. Saladuskõtte alla aldas. Me ei teadnudki, et hullud päevad on käimas. Ja me lihtsalt juhuslikult sattusime õigel ajal õigesse kohta. Sellepärast, et me läksime uuesti Sokosesse ja just olid looduskosmeetika seal -25%. Siis me otsime veel neid mosadooteid. Me otsime 2 seerumit. Ühe sellise Peel and Glow Active Serum eemaldab kõik surnud naharakud seal ära ja teeb poorid lahti. Teine on selle Glow Cocktail sarja oma Anti-Pigmentation Serum, et see aitab nende pigmentatsiooni laikude vastu ja teeb nahka siis ühtlasemaks ja seda struktuuri ka paremaks. Ja siis me käisime ka rituaalsis ja ma olen väga kergesti mõjutatav. Ma nägin TikTokis läks viraliks nende uus tinted Lip Balm, mis on siis toonis Teddy. Läksime seda vaatama ja siis me ostsime sellega. See on väga ägeda pakendiga. Selline väga ilus pruunis toonis pakend. Vajutad siia nupukesele ja siis see tuleb lahti nagu mingis spioonifilmis sellise väga mõnusa pruunika tindiga. Igatahes mulle väga meeldib see. Aga see nupuk on ikkagi kõige toredam. Nagu mingi spa kogemus. Mingi autospa. Nüüd meil on disko. Palju oli 1 või 2 pakki või? Pead tegema nüüd review. See on siuke marja maitseline joogika. Shakeika. Kahvel. Mäki friikad on kõige paremaks friikad koos selle Volgasipooli tipuga. Sogifriikad mulle ei meeldi. Ja sogi. On küll. Siin Soomes on see tore, et pea enamuste siis korterikompleksides on korteri peale saun. Nii siis ka meie omas on eraldi kohe selline saunamajake. Nii et me panime tänaseks endale 2 tunniks äpi kaudu aja. Siis me käisime poes, ostsime nõudu, kes nägikesi, sest seal on siuke õuealaga, et saab pärast sauna õues mõnusasti istuda. Nii et meil on siin juust, vorst, kräkersid, viinamarjad ja moos. Täna me läheme loomaaeda. Juhu! Mina käisin siin Helsingi loomaajas viimati 2 aastat tagasi, aga kuna see pilet on umbes
20 € inimene. No see on vist kõige suurem loomaaed. Loomigi, see on loomi näinud siis. Tegime mingi 2 looma. No jah, aga siis olid asjad remondis ka suht palju. Ütleme nii, et Tallinna loomaaed oli nagu parem, aga täna on seal mingisugune tasuta sissepääs, nii et siis me peame küll minema. Me läheme taas kord poodi. Meil jäi teile Ladyfingeris küpsised ostmata ja me hakkame täna tegema tiramisud. Meil tuli Geneltiga mingi nädal väga suur craving tiramisule. Siis me ei leidnud ühtegi head restorani või kohta ka, kus seda pakutakse. Siis Genelti ütles, et okei, teeme ise. Mulle tundus see nii suur mässamine alguses, et väga nagu ei tahtnud teha, aga siis me ikkagi proovisime ja see tuli nii hea. Nii et kui meile käisime Isomenas, siis mascarpone oli 1 € ainult karp. Mõtlesime, et okei, see on meie märk, et me peame uuesti tegema. Nii et me lähme ostame küpsiseid, aga Genelt ongib seal. Ühe korra tegime seda, siis oli päris hea täitsa. Jah, restoran Green. Jaa. Ei pea minema restorani ja maksma 14 € ühe väikse ampsu eest. See ei näe eriti jahvab või välja. Aga toidu sees on väga hea. Siuke asi Soomes, et pühapäeval tehakse poel kell 12 lahti ja kell ei ole veel 12. Me peame ootama, sest mul oli siuke idee, et ma tahaksin osta väiksele kiisule süüa midagi toredat. Teistel kiisudel ei saa osta, sest nad ei söö, nad on väga piki, nad taha ainult enda kiblet süüa. Hakkavad oksendama. Kogu vaatab, nuudutab, mis see on ja siis ta tahab ainult enda krõbineid süüa. See väike kiisu loola, kes sööb kõike sisefileed ja siuke luxury kätt. Ja nüüd me istume siin õues ja ootame 20 minutit. Tegelikult ei ole. Oli küll Genelt. 3 minutit. Nüüd enam ei ole, aga enne oli. 3 minutit. Enne oli. Läheb siis vaja muna, mascarpone, Ladyfingers küpsiseid, suhkrut. Mis selle nimi on? Amaretto likööri. 50 milliliitrit, aga tegelikult vist läheb 4,5. Seda vormi, siis läheb espressot ka vaja veel. 2 detsiliitrit espressot. Aga, sest meil on espressomasin, siis teeme espressot Napoli kapslitega. Espressot on 40 milliliitrit, siis meil on vaja 5 kapslit siit. Et siis tuleb eriti kohvine. Kelledega oli? Meil on see kohvi valmis siin. Siis me peame segama selle likööri ja suhkru siia sisse. Paneme siis 2,5 supiüsikulit. Käsi väri. Natuke juurde. Extra touch. See on vaja 1,5. Nii. See ei pea nii täpselt olema. Nii täpselt. Nüüd segame kokku. Kui see on kokku segatud, paneme selle külmkappi, et see saaks natuke jahtuda maha. Siis me hakkame neid muna siis eraldama. See on jälle Geneltide ja siis ma olen natuke kobakäpp selles osas. Siia. Munadega on siis kõik. Ja nüüd anname siis Aural seda mikserida. Samal ajal, kui Laura seda blenderdab, mõõdame siia kausta valmis 100 milliliitrit suhkrut.
suhkrut siia. Siis sa sega see kokku. Kavahuks. Kavahuks. Nii, esimene koht on siuke. Laura see nüüd mikserdab. Võtame selle kausi siit. Lisame siia mascarponet. Paneme jälle amarettot. 2 suupilusikkutäit. Jääb nii vähe, nii et kas paneme kõik ära või? Oleme täna spontaanselt, pane siis ära. Pane lihtsalt kõik ära. Ja siis selle peab kõik kokku segama jälle. Kreem. Siis paneme selle siia sekka. See on siis see munavalge. Igaks juhuks segame käega. Miks? Siis peaks siuke jääma. Meil on see asi siin. Kohvi. Siis võtame siukse kausi. Vaata küpsise koogi jaoks. Kastavad. Ma ei kasta. Aga inimesed siis kastavad küpsised kohvi sisse. Siin on siis sama. Ei, piima sisse küpsise koogis. Ma olen kohvi sisse kastanud. See on küll mingi erand. Kommenteerige, et kas te panete piima sisse, kohvi sisse või te ei kasta üldse. Küpsise koogi sisse, mitte selle tiramisu. Kes paneb küpsise koogi kohvi sisse? Kõik. Kiiresti siuke tippimine sinna. Esimene kiht on nüüd laotud ja nüüd peame panema selle kreemi siia peale ja siis laome teise kihi küpsiseid. Hästi kokku. Küpsis, miks sa näha oled? Mine peitu. Kui see kiht nüüd valmis saab, siis paneme peale kakaot. Ja siis külmkappi. Paneme siis kakaood. Nad tahame suht ühtlast kihti ja meil ei ole siukest tšik-tšik-tšik masinat, mis on sõelaga seda. Maitse asi, et kui palju panna tahad. Tadaa! Külmkapis ta peab olema vähemalt 3 tundi. Aga soovitatavalt üle öö. Ja me seekord üle ei hoia, me tahame seda täna õhtul süüa. Oota. Balance kätt. No nii, nüüd on õhtu käes. Vaadake, milline iludus. Vaatame, milline tekstuur on. Maitse mööd. Võta on liiga sulle rusit. Joo. Väga hea. Nüüd me hakkame seda nautima. Head aega. Tehke ka järgi.